Eesti jäätmekäitlust ja materjalide liigiti kogumist võib vaadata mitut pidi, aga kui kuuled klaasi klirinat klaaspakendi konteineris, võid kohe kergemalt hingata. Prügist on kätte saadud materjal, mis sünnib kohe uuesti. Klaas on üks väheseid materjale, mida on ümber sulatades ning ainult vähesel määral uusi koostisosi lisades võimalik lõpmata arv kordi taaskasutada. Retsept on üsna lihtne. Sega õiges vahekorras kokku kvartsliiv, lubjakivi, sooda ning teise ringi klaas. Sulata kogu kraam umbes 1600 kraadi juures ühtlaseks massiks ja vala vormidesse. Vana klaasi lisamine segusse teeb protsessi kiiremaks ning toob sulatustemperatuure allapoole. See ei ole iga päev, kui jäljesaade saab vaadata Järvakandi klaasi sulatustehase südame sisse. Seal on väga kõrged temperatuurid. 340 tonni sulaklaasi. Peened arvutused on tõestanud, et võrreldes puhtast toormest ehk klaasiliivast tootmisega säästetakse taaskasutatud klaasist 1 tonni klaasi tootmiseks umbes 300 kilogrammi CO2. Kui juba Järvakandi tehas aastast aastasse ööpäev läbi huugavasse klaasisulatusahju mahub korraga üle 340 tonni sulamassi, siis maailma mastaabis saab vana klaasi ümber sulatades jätta õhku paiskamata miljoneid tonne CO2 ning maapõue jääb alles miljoneid tonne liiva. Praegusel ajal kasutatakse päris palju klaasipuru juba klaasi valmistamisel. Selle taaskasutatava klaasi osakaal on siin 50%, isegi rohkem teinekord. Taaskasutatud klaas tuleb kõrval olevast firmast, kus on klaasi ettevalmistuse ja puhastamise tehas. Sibelgost. Ja, et ehk ta tuleb meile siis Eestist, aga nendele kindlasti ka suures jaos välismahtub. Keskkonnaportaali statistika ütleb, et 2023. aastal tekkis Eestis pisut alla 49 000 tonni klaaspakendi jäätmeid, millest 30 000 tonni koguti liigiti. 19 000 tonni jäi paraku segaolmejäätmete sisse. Tänane reaalsus on karm. See, mis kogutakse liigiti, suunatakse taaskasutusse ja mis satub segaolmejäätmetesse, sinna ka suures osas jääb. Seda mitu tonni klaasi möödunud aastal tekkis, täna veel täpselt ei tea. Pisike tõus Eestis klaaspakendi liigiti kogumisel on aasta-aastalt ikkagi toimunud. Siin on siis klaasimurd, suurem osa tuleb Eestist. Me kasutame siis umbes 40% taaskasutatud klaasi, kui me toodame uusi pudeleid. 10% on meie enda siis toodang, mis läheb praarki ja satub siis tagasi liinile. Liigume selles suunas, et kasutame rohkem taaskasutatud klaasi ja sul on õigus, et 5 aastat tagasi oli 25% ja tänaseks me liigume juba 40% juurde. Mis pudelid need seal liini peal on? Kas nad lähevad Eestisse või võiks see meile pudel tuttav olla kuskil kuidagi? Ja, see on Finlandia viinapudel. Palju neid siin ühes päevas masin valmis suudab treida? No ikka oma jagu. Et ütleme, kui siin masina kiirused on siin 100 tükki minutis, siis võib arvestada enam vähem. OI klaasitehases tehakse 2 pisut erinevast klaasisulamist, kirgast ja eriti kirgast klaastaarat. Siinsed masinad ja inimesed teevad võimsate kuumakraadide keskel valmis kõik võimalikke läbipaistvaid pudeleid ja purke. Erinevaid vorme on sadu. Viimasel ajal on üha populaarsemad tellimustööd. Paljud joogitootjad on disaininud oma märjukesele iselaadi pudeli, et konkurentidest eristuda. Värvilist klaasi Eestis tööstuslikult ei toodeta. Vormil on teadagi, igal tootel on oma vormid, et selleks tulebki liin seisma panna see varustusringi, seadistada ära vastavad parameetrid ja läheb teine toode. Kui tihti teil niisugust tööd teha tuleb? Iga päev. Iga päev? Et praegu on pudel, aga varsti on salvesti purk?
Võib nii juhtuda. No mis te siin veel toodate, mida Eesti inimene kindla peale ära tunneb? Enamjaolt toodame ikkagi viinapudeleid, veepudeleid. Bossi pudel on kindlasti see, mis tuntakse ära. Crafters, Viru Valge, et need on sellised tuntumad Eesti toodangud. Kes teil Eesti suurimad taara-kliendid on üldse? Kelle juurde teie kraam Eestist põhiliselt läheb? Eestis need ei ole palju, aga eks A. Le Coq, Liviko, Saku, Salvest. Pudel on ka näha, et see on Liviko pudel, see on tellitud küll Järvakandist, aga ta ongi meie brändi pudel. Et üleval nägime standardpudelit, mis on siis Järvakandi laopudel. Teatud brändide puhul oleme läinud siis laopudelilt üle oma pudelile. Et siin Crafters brändil läksime üle, et algselt tellisime ka Euroopast pudeli, aga seejärel lõime oma pudeli vormi, mis on siis ka kolmandik kergem, et klaasimass on hästi oluline, pluss siis tõesti 85 kilomeetri kaugusel tuleb see taara. Ja see kvaliteedikontroll kohalikus ühiskonnas on palju lihtsam, kui siis seda kuskilt kaugelt tuhandete kilomeetrite tagant tuua. Taaskasutatud materjali hulk ei ole täna ainult klaasitootjate endi mure, vaid on sisse kirjutatud ka suurte ettevõtete jätkusuutlikkuse eesmärkidesse. Liviko tootis eelmisel aastal kokku 10 miljonit liitrit alkohoolseid ja alkoholivabu jooke. Umbes 100 erinevast retseptist loodud joogid pakiti 22 miljoni pudeli sisse. Et siis 52% klaastaarast ja 48% siis plasttaarast. Mitu protsenti sellest klaastaarast Eestist tuleb? Sellest tuleb Järvakandist 80%. Väga-väga suur osakaal. Et tegelikult meie ettevõtte väärtused ja põhimõtted on kindlasti alati eelistada kohalikku toorainet, kohalikku materjali. Ja kuna tõesti Järvakandi klaasitehas on ka suures OÜ kontsernis, nende kvaliteet on usaldusväärne ja nendega koostöö on väga-väga positiivne. Ja tegelikult see toode 500 milliliitrine standardpudel on meil ka kõige enam kasutuses olev pudel. See on siis top 1 taara, kuhu me villime. Nii, vaatame siis edasi, kuidas valge viin pudelisse jõuab. Lähme vaatame. Pärast pudeli loputamist läheb siis otse viljasse. Siis villitakse õige nivooga toodang pudelisse ja edasi on näha siis lasermarkeerijaga läheb peale siis markeering. Et siin ühtses monoplokis on siis villimine ja korkimine ja edasi läheb siis toode etiketiasse. Kuule, aga teilt kui alkoholitootjatelt ma ikkagi pean küsima ära ka, et tundub, et inimesed ei joo enam nii palju. Inimesed ei joo enam nii palju, inimesed on väga terviseteadlikud ja ka meie liigume siis vastutustundliku tarbimise suunas ja seetõttu tegelikult ka tootearenduses töötame välja siis alkoholivabasid alternatiive. Et see on täiesti selline uue generatsiooni ja tänapäeva tarbija siis selline uus tarbimisharjumus, et tihti vahetatakse siis kas lahjema alkoholse joogi või siis alkoholivaba alternatiivi vastu. Ja me väga-väga toetame, et see on isegi ka üks meie kestliku arengu eesmärke, et meie erinevate alkoholivabade retseptide osakaal portfellist suureneks. Et Liviko eelistab klaaspakendit siis selle tõttu, et klaaspakendis säilib toode palju paremini, et klaasi toodetud toote säilivusaeg on siis tegelikult 3 korda pikem kui plasti. Mis need numbrid täna siis on, et klaaspakendisse võib asju panna kui kauaks? 3 aastat on siis kangel alkoholil on klaaspakendis säilivusaeg ja plasttaaras on siis 1 aasta. Ja kui on ka gaseeritud joogid plasttaaras, et siis on see veel vähem, sellepärast poorsuse tõttu siis nii CO2 kui siis ka toote kvaliteet muutub kiiremini. Ega seda tihti juhtu, et me tarbijatena mõtleks, mis konteinerisse pandud klaasist tegelikult edasi saab. Küllap seetõttu satub klaaspakendi konteinerisse ala lõpmata ka igasugu muud kraami, mida vahel lihtsam, teinekord keerukam klaastaaraks pidada on. Kurb, aga tõsi, see ei väsi mind absoluutselt üllatamast, mida kõike inimestele meeldib näiteks klaasipakendi konteinerisse panna. Siit leiab ka täitsa väärt klaasi kunsti näiteks. Aegunud juhiluba. Ei peaks sinna ammugi olema, kuna meil on ikkagi olnud väga kogenud juhiga tegu A, B, C, D-ga tohib lausa sõita. Siin on kõik kategooriad peaaegu, mis on olemas. Aivar, ära palun pane oma dokumente klaaspakendi konteinerisse. On küll pakend. Riia palsam, vana hea, aga tehtud hoopis keraamikast, nii et ka see ei käi klaasi konteinerisse. Maailma suurima klaasisorteerimisettevõtte Sibelco Järvakandi tehase hoovile tuleb klaaspakendijäädet nii Eestist, Lätist, Leedust kui ka Soomest. Aastases mahus me
sorteerime või paneme liinile 36,000+ tonni ja emaettevõtte ambitsioon ja soov on jõuda kuskil 50 000-ni. Siin läbib klaasist pudel ja purk oma viimase teekonna selles kehastuses. Võimsad sorteerimisliinid, osavad inimkäed ja optilised sorteerid püüavad transpordi käigus peeneks muutunud killusodist eraldada kõik, mis klaaspakendi jäätmeks ei kvalifitseeru. Meie peavaenlane number 1 ehk kõik sorti kivimid, keraamika, telliskivid, asfalditükid, mis iganes selline, taldrikud, tassid ja nii edasi. Ja kui üks poolik taldrik võtta käsitsi ära, siis ta on üks tükk, peale purustajat võib 1000 tükki olla. See seab meie kvaliteedi ohtu. Meie lõpptoode on karmide kvaliteedi nõuetega, ehk seal ei tohi olla kivimeid praktiliselt üldse. Probleem on selles, et kivimid ja keraamika, aga ka peeglikillud või lehtklaas sulavad erinevatel temperatuuridel ja võib uue klaastaara tootmise totaalselt pea peale keerata. Nii võib purunenud peegel kaasa tuua mitte ainult 7 aastat õnnetut armastust, vaid ka mitmete tonnide jagu potentsiaalse taaskasutusmaterjali hävimist. See antud seade on meie mõistest kõige targem, siis ütleme niimoodi, kuna tema on võimeline klaasi keemilist koostust ka sellesama kiiruse peale hindama. Ehk siis kõvasulam klaas lisatakse välja, mis ei tohi jääda lõpptoote sisse, samuti liigse audoksiidi sisaldusega klaas ka. No veel praktilisest küljest rääkides, kui puhas peaks olema näiteks üks moosipurk, kui ma ta klaaspakendi konteinerisse viskan? Seal võib olla vähesel määral toidujäätmeid sees. Ehk siis ta võib olla nagu tühjaks söödud, aga määrdunud? Jah, see on täiesti okei, sest ma toon lihtsalt näite. Meie tootmises ei kasutata mitte tilkagi vett, vaid maagaasi kuuma õhu tootmiseks. Ja see piltlikult öeldes põleb sealt lahti. Ei ole mõtet kodus raisata mitu liitrit vett selle purgi pesemiseks, sest see on pigem keskkonnale kahjulik selle vee tarbimine. Nii, näen kurke. Palju kurke. Klaaspakendi suur eelis on see, et sinna sisse saab teha suurepäraseid hõrgutisi, mis säilivad oluliselt kauem kui plastpakendis. Kui purki hästi hoida ja õrnasti kohelda, saab kodustes tingimustes sinna sisse järjepanu kas või 30 aastat moose ja hapukurke teha. Tööstuslikus toidutootmises peavad aga kõik purgid uued olema. Kvaliteetse toidupoolise jõudmine tarbijani sõltub suuresti eelmise ringi klaasipuru kvaliteedist. Uutele pudelitele purkidele tehakse tootmisprotsessis kõik võimalikud erinevad testid, pudelisuu paksuse mõõtmisest kuni mahutuvuseni välja. Samasuguse tõsidusega jätkavad kontrollimist ka toidutootjad ise. Meil on igas protsessis määratud kaotpakenditele, nii kaantele kui klaaspurkidele. Kaantel on meil siis kuskil 0,85% sellest nii-öelda siis tootmisprotsessi mahust ja purkidel on 0,65%, et me väga täpselt jälgime neid kuusse mõõdame, et kas näiteks, kui sul on kadu suuremaks läinud, kas on seotud nagu kaanepraagiga, et kaane tootja praagiga või on meil protsessides midagi valesti või siis klaaspurgid on näiteks praagid. Kas seda on ette ka tulnud, et näiteks terve partii, ma ei tea, 6000 purki on praagid või? On olnud, meil on olnud väikse supipurgiga kunagi ka suur kogus, jah, kus purgi serv oli kõver, ehk me ei saanudki nagu neid pakkida. Mitu erinevat artiklit üldse Salvest klaastaara sisse pakendab? Artiklite mõttes neid on palju, et aga erinevate nagu tootekategooriate lõikes on meil 9 erinevat kategooriat, mis lähevad klaaspurki. Ja igas kategoorias on ikka neid, suppe meil on juba palju. Juba ainuüksi Porsche, seljankasid, neid juba on kõik erinevaid, on hästi palju sorte. Salvesti territooriumil Tartumaal on korraga toidutootmishoone, taaraladu ja imposantne valmis toiduladu, kust leiab umbes 3 miljonit hea paremaga täidetud purki. Kurgihooajal näiteks marineeritakse siin umbes 6000 purki kurke päevas. Palju siin profipaki all ühes päevas neid purki mahub?
oi jumal, me ei ole kunagi, me teeme tonnidega arvestusi. Kas sa kodus ka veel hoidiseid pärast jaksad teha, et lähed koju ja teed kodus ka veel endale ise või? Endal on homme plaanis hapukurgid teha. Ma näiteks ütlen, kui ma panen alla niisuguse paksema otsaga, siis sinna kõrvale panen alla peenema otsaga ja vaatan silma järgi, mis mahub. Okay. Et see on siis ta nagu ühtlane, vaata. Jaa, see on tõesti loogiline. Kui sa lähed poodi ja vaatad seal Salvesti kurke, sa tunned ära oma pakituskurgi ka või? Ma tunnen ära, milline on Eesti kurk, milline on Seisemaa kurk. 360, ma sain grammi pealt 360. Ma tulen, kui mul on tööaksu vaja, siis ma tulen teile. Jälg on Eesti suurimas purgilaos. Siin me siis ladustame oma klaastaarat, pluss siis ka teisi pakendeid. Lisaks teistele pakenditele on Salvesti klaastaara laos kogu aeg varus 100 000 tühja purki. Kokku käib siit aastas läbi üle 6 miljoni klaaspurgi. Sellest pool moodustub siis umbes seesama 580 supipurk, ehk mida te olete harjunud nägema poes Seljanka või lõunatoidupurk. Ja mille sisse mina teen kõik oma hoidised. Moosid, just mina ka. Kust need purgid teile tulevad? Kas OÜ-st Järva kandist või ikka välismaa purki ka? Jah, 7% tuleb meile OÜ-st ehk siis Järva kandist ja kuskil 93% tuleb siis Ukrainast. Nüüd oleme me siis meie südames ehk siis autoklaavide ruumis, kus siis meie tooted saavadki selle pikaajalise säilivuse. Kõik, mis on meil klaaspakendis, see kaup säilib meil 3 aastat, et selle jaoks ongi meil autoklaavid, mis siis selle säilivuse neile tagavad. Tarbija jaoks me oleme siis teinud selle klaaspurgi osas kasutuse lihtsamaks nii, et me oleme pannud siia siis selle kleimi, anna purgile uus elu. Oi kui äge, jaa. Et nad teaksid siis, kuhu see nii-öelda purk viia. On ka lisaks klaaspakendi märgistus ehk siis 70 ringluse märk. Et need on meil klaaspurgi etikettidel kõikidel siis peale lisatud. Salvestil, Livikol ning kõigil teistelgi toidu- ja joogitootjatel tekib partiide testimise käigus ka endal omajagu klaaspakendi jäädet, mis hoolega kokku korjatakse ning klaaspakendi jäätme teekonna ette võtab. Samamoodi tekib ohtralt erinevad klaastaarad restoranidel ja baaridel, kus pakendite liigiti kogumine samuti ülioluline on. Populaarses Tallinna vanalinna keldrirestoranis tekib klaaspakendit umbes 50 pudelit päevas. Lisaks veel pandipakenditaara. Muuseas 2023. aastal jõudis Eestis turule 9200 tonni pandisüsteemis olevat klaaspakendit ning 8200 tonni pandisüsteemi klaaspakendit suunati ringlusse. Nagu tavaliselt päeva lõpus meil nagu üldse suur see must kott nagu terve täis. No aga vanalinn, kitsad tänavad, väiksed kohad, mis te teete sellega, kus see kõik läheb? Me ära viime seda meie maja tagant ja sorteerime seda, nagu siin on suur see kast, kus me paneme kõik need pudeleid ja siis tuleb see keskkonnamehed, kes ära... Keskkonnaveoteenused. Veoteenused ja kes ära ei vii. Ja seda võib, ma ei tea, palju söögikohti vanalinnas on, aga kui iga ühest tuleb vähemalt 50, siis see on ikka päris märkimisväärne kogus taarat. Jah, päris palju. Suuri samme on palju, et klaasiga on Eestis hakanud asi väga hästi ülesmäge minema. Et praegu oleme siin vanalinnas sellepärast, et keskkonnateenused vanalinnas võimaldab siis kõikidele restodele, korteriühistutele, baaridele klaasi eraldi kogumist ja on selle teenuse siin käima saanud, et kuna siin on sellised, ruumi võib-olla pole alati nii palju, eks ole, et siis ei ole lihtne olnud siia teenust käima saada, aga täna keskkonnateenuseid siin väga usinasti toimetab ja selles mõttes klaasi mõttes on ju vanalinn kullauk, eks ole. Kas need mahud on siis kasvanud ka või? No loomulikult, iga konteineriga kasvab ka juurde tulev maht, et kui me räägime nüüd konteineritest üksi, siis võrreldes 4-5 aasta tagusega, kus tekkekohal klaasi väga ei olnudki, siis täna on 6-7 tuhat seal juba ainuüksi keskkonnateenuste kogumisringis. Paneme sinna juurde veel avalikud klaaspakendi konteinerid, et see hüpe on olnud ikkagi märgatav.
aga need kogused, mis on siis segapakendist või siis segaolmest liikunud klaasikonteinerisse, need on ikkagi kordades suurenenud siin viimaste aastatega. Ma mäletan 5 aastat tagasi, kui me seda klaasi teemat oleme jälle saatega ühe korraga juba varasemalt uurinud, siis te istutasite puid iga tonni klaasi eest. Jaa, see on väga äge projekt. No palju te neid puid istutanud olete juba? Me oleme 20 hektarit metsa teinud või siis istutanud, et see aasta läheb veel 5 hektarit, et nagu me lubasime, et kui 10 000 tonni klaasi saab taaskasutatud, siis 5 hektarit uut metsa Eesti tuleb juurde ja sellega me jätkame edasi ka. Kui te veel ei teadnud, siis tegelikult saab klaastaarast tänapäeval isegi maju ehitada, sildu ehitada ja põrandaid teha. Nii see tõepoolest on, et vanalinnas nauditud veinipudelist või kodus tühjaks söödud supipurgist võib järvakandis saada hoopis jätkusuutlik kergkillustik. Tehase võimekus on toota 11 000 tonni klaasvahtkillustikku aastas. See ehitusmaterjal ei konkureeri karjäärist kaevatud killustikuga, kuid saab väärtusliku loodusvara kasutamist mõneski valdkonnas vähendada. Selle materjali number 1 eriline omadus on see kaal. Täpsemalt on ta 10 korda kergem kui tavakillustik, nii et siin on klassikaline killustik ja siin on siis kergkillustik. Tõstja positsioon sisse. Ma juba kujutan ette, et see on raske. Ma saan selle vähemalt maast lahti. Elu on õpetanud sirge seljaga tõstma. Tõstab üles. See on tõesti väga raske. Selle võid täis tallaga ühe käega. Ma võin isegi proovida niimoodi, vaata, teeme niimoodi. Teeme ühe jala veel. Kuki-muki ja ühe näpuga. Peaaegu. Ma toon näiteks just äsja lõppenud huvikeskuse kullopõranda. Talvel lõpetasime Pärnu silla. Kevadel lõpetasime uue loodusmuuseumi. Laual on meil uus Sindi Lodja sild. Selle tehase võibki siis jagada 2. Esimene pool on see, mis jahvatab sellest klaasist jahu ja teine pool siis küpsetab selle valmis selle klaasvahtkillustiku. Siin me siis küpsetame sellest klaasijahust kergkillustikku. Esimesena läheb ahjulindi peale klaasriide pliismaterjal, mis käib läbi savivanni. See on puhtalt selleks, et ahjulinti säästa ja et see jahu ei vajuks läbi lindi ahju sisse. Klaasvahtkillustiku retsept on üsna lihtne. 99% taaskasutatud klaasjäädet ja näpuotsaga ränikarbiiti, mis klaasipulbri üles kergitab. Et kui siin on näha, et on umbes 20 mm kõrge ja ühtlane lint, siis välja ta tuleb umbes 75 mm. See on ikka nagu kuum kook, vaata. See on jah, nagu oleks võtnud ahjust piruka. Jah, täpselt. Kui palju nendest veoautodest teda Eestisse laiali veab ja kui palju nendest veoautodest sõidavad välismaale? Mis see teie ekspordi suhe on? Sellel aastal tegelikult on Eesti jäänud umbes 10%, mis on meie tootmisaja rekord. Et siin maal ka ikkagi saadakse sellest materjalist aru lõpuks ja hakatakse seda rohkem kasutama. No mis sulle nagu rohkem rõõmu teeb? Kas see, kui salvestipurk läheb kellelegi kodus moosideks ja jääb 10 aastaks või siis see, et ta jõuab sinna konteinerisse ja ringiga teile tagasi? Minule pakub rohkem rõõmu see, kui ta jõuab konteinerisse. Sellepärast, et ma näen endal seda, et kui palju neid purke sinna garaaži lõpuks koguneb ja iga aasta ei ole ühtemoodi, et sa teed seda moosi täpselt samas koguses ja need jäävad seisma pikaks ajaks. Et teatud mõistes see ringlus on ikkagi parem ja ma pooldan seda, et ta jõuaks ilusti sinna konteinerisse. Igatahes põnev mõelda, mitu elu see klaaspurk, mis minu käes on, juba elanud on. Igatahes südame rahus, saadan ma ta järgmisele ringile. Meie aga kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Nägemist!